moosi söömisega. Ikka üks lugu meile. Jälle mul ema rääkis seda kunagi. No Mede külas 8 naist läksid ükskord metsa marjule. Nõnda palju marja koha leidsid. Kõik pangid korvitsaid pilgeni täis. No jäid veel viimaseid viuteisi võtma. Kui korraga metsast üks naisterahvas välja jooksnud täitsa alasti. Röökinud kui võrguline. Noh, Mede naised need ehk mul nõnda ära. Pand joosu. Marjakorved jäid kus see ja teine. Jooksid metsavahi juurde. Metsavaht haaras püssi seinalt ja lähtud siis üheskoos kõik metsa tagasi. No, seal rohkem ei kedagi, kui see üks nende küla naine ainult korjab seal marju. Metsavaht hakkad üle kuulama, et noh, mis siin siis nüüd toimus. See siis räägib, tema läinud natukese maad teistest eemale, korraga kuulnud koledat kisa, läinud vaatama. Muud pole kedagi näinud, üks paljas naine jooksnud, käevang korvisi täis. Polnud siis midagi enam teha, teised ainult kurvalt kodu. Aga teate, mis tegelikult oli juhtunud? Noh, eks see marjade varas ja hirmutaja oli üks nende hulkast ju. Noh, ja siis, kui teised jooksid hirmunud metsavahi juurde, see pannu ennast riidesse. Peitu marjakorvid ära, pärast viid kodu. Muusi terveks aastaks. Aga mamma, kus vanasti lapsed saadi? Miks sa küsid? Et kust vanasti lapsed saadi? No vaata, kui mina alles väike olin, ja siis meile räägiti ikka, et merest tuudi ja kivi alt tuudi, tulid üle jääkihnust, külatädi tõi ja võtas ikka, jänes tõi ja kurv ka. Ja kui siis lapsed küsisid, et aga kuidas ta saab tulla külma ja tuisuga, siis vastati ikka, tuleb saladiisi pidi, sääl on kõik ilus ja soe. Ega siis lastel ei saanud ju rääkida. Need ju muidu rumalad ja mõned siuksed lobad ka. Vaata, siuksi vanainimeste asju lastega rääkida oli kolmatu. Ja neid räägiti ikka sedasi tasakesi ääri-veeri ja nagu sobis. Lapsed, tulge siia kõdukud. Vaadake, kui tillukesed te kunagi olite. See oli Iirise särk. See oli selgast. Just niimoodi. Vanasti öeldi, et hommikused lapsed, kes hommiku sündinud, need olid hoolsad, need olid väga hoolsad. Õhtused lapsed laisad. Esmased olid jälle usinad ja laubased laisad. No mõni ütles, et just laubased olid usinad, et just see lauban on kõige usinam päev nädalas. Ja pühapäev, see oli üks õnnelik, kui hommikul sündinud, need olid õnnelikud. Ja noores kuus sündinud, need olid kaua noore näuga. Ja vanas kuus, need läksid ruttu vanaks. Nii et võt, riimis niimoodi ütlemegi. Jah, noores kuus, noore näuga, vanas kuus, ruttu vanad. Nii lapsed. No mis pärast ometi küll see sünnitamine ikka nii raske peab olema. Taivavägi vaid seda teeb. Põlesi ümmerkaudu ka midagi kuulnud, kuda seda kergemaks saaks teha. Ja see oligi väga raske. Tead, mul esimese korra tead anti päris viina. Viina? Jah, no et võtab valu vähemaks. Sa püha taevas, ma pidin päris taiva ära minema, no viin tegi ju vere vedelaks. No siis teise korra tead ma juba palusin ette, et nad mitte enam mulle viina ei annaks. Tead, aga mõned ikki teavad ka seda kuntsi, millega abitada. Mul õde rääkis, et kui tema sedasi kangesti hädas olnud, siis tema vana hää äiapapa läinud välja ja sidunud kõik paari siutu aiateibad lahti. Paari siutu? Läinugi kohe kergemaks. Tõsi ka. Laula, laula suhkere